ja läksime mängu panna, et võetakse korra siis kas hingamispaus või keskendumispaus ja tuli peale löök. Alustame taas lühikesega ja tuleb peale löök, aga suudame selle edukalt püüda. Gerdale mind ikka tagant selga, et siit oleks võinud ikkagi meie kasuks viga tulla. Nüüd juba slovakid omakorda ohustamas meie väravat. Oi. Väga õnnetu oma värav ilmselt. Tahtis ära klaarida, aga kuna see tsenderdus oli niivõrd tugev ja madal, siis seda palli oli väga keeruline. Aga seal oli juba 4 Slovakki ees versus meie 1, et oli natukene nagu keeruline midagi teha. Slovakid juba omakorda meie värava suul. Number 11 täitsa vaba seal kasti peal. Kena ebaõnnestus see sooritus. Nüüd jääme pressinguga hätta ja slovakid üritavad sealt sellist müüri tekitada ja nüüd on siin ka esimene värav olemas. Nii ja nüüd näeme see pikem pall sinna penaltipunkti suunas ja number 17 Varbaga äärelt äärele võetakse siin ette ja läbi keskvälja söödu jõutakse meie karistusalasse ning tuleb ka peale löök ja siin on teine värav. Ja selle lõi number 15. Läks alt ära või selline pehme tugijalg, et ei saanud sinna korralikult juudu taha. Ja uuesti meil palli kaotus ja number 5 lööb seisuks 4-0. Tahtis otsida ilmselt liini taha, aga jäi natukene madalaks ja nüüd on uuesti slovakid karistusalas ja suudame seekord värava ära hoida, aga väga hästi slovakid jälle tulid ja olid väga ohtlikud, et number 5 tahtis sinna söötu veel kõrvale lükata, aga õnneks me olime ilusasti vahel. Ja nüüd oli meil väga-väga hea võimalus. Et nüüd saavad slovakid uuesti tulema hakata, olema oma liinidega ka veidi kõrgemal. Et nii kui me nende, ja nüüd tuleb palli kaotus ja löögi võidame, aga slovakid blokeerivad löögi ja nüüd asuvad omakorda rünnakule. Väga pikkade sammudega tullakse, otsitakse lahendust, aga siis hästi leiame liinide vahelt üles oma mängija. Aga seal ollakse jälle kohe agressiivselt vahel, et ei ole palju aega mõelda selle palliga. Ja nüüd paha palli kaotus. Ja lüüakse meile 5-0. Näeme siit kordusest ka. Olime justkui piisavalt, et värava poole suunata. Nüüd juba omakorda slovakid tulevad hästi oma rünnakule ja siit leitakse veel sööduga keskelt
ta välja tuli. Vaatame selle olukorra ära, siis selgitame välja, kes tuli välja. Aga kokkuvõttes võib öelda, et väga-väga tubli pingutus meie tüdrukute poolt, et on saanud siit väärt kogemusi ja sellega see mäng ka lõpeb, et aitäh vaatamast ja peatse nägemiseni platsi ääres, et tulge.